videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Massinavärk töötab kut kurivaim ja ei ole mina siin hardas üksinduses, vaid siin on ka teisi tegelasi. Kõigepealt loomulikult olge tänatud kõik toetajad, kes te, kui ma vaatan, siis toetusest saan ma hoobilt aru. Aru saan ka sellest, et palju on vaadatud. Laike ettevaatuse mõttes eriti palju ei ole, aga sel pole ka tähtsust. Näiteks ma käisin ju koolis ka matemaatika, füüsika ja tont teab mis tundides, kuigi need ained mulle orgaaniliselt ei meeldi, aga ma käisin kohal ja ma mõneti ilmselt sain ka sotti, mis seal toimub. Täna stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, täies ilus ja hiilguses ja teeks sissejuhatuse. Herr doktor Viktor, eile ma rääkisin paradoksidest. See, et üks suupool räägib, et naised ei sünnita, sünnitage rohkem. Teine suupool räägib, et kole palju inimesi on planeedil. Oske neid rasedusvastaseid vahendeid, kurat teab midagi, viiva seesamune, et homod on, aga sapiense eriti enam ei ole. Avastasin veel ühe kenakese paradoksidena, see on niimoodi sinu sfääridest. Ja minu paradoksaalne küsimus on, kui ma loen suurt tarka juttu, et sibula söömine hävitab teie kusihappe, olge ettevaatlikud, see võib tappa, siis esimene mõte on mul, et siis ta, ma ei tea, hävitab ju ka kusihappe soolad ja koos sellega podagra. Kommenteeri palun. Ja head raadiokuulajad, teleklipi vaatajad, sibul. Ei ole mitte see sibul kõik see hirmsam, sellepärast, et teid hävitab see, et te hingate õhuhapnikku, et kõik, kes hingavad, on kindlasti ka surnud või surevad ära. Nii et mida kiiremini hingad, seda kiiremini ära sured. Elu on elu, see on protsess, mis ei ole täpselt mitte lõputu, nii et kõik, mis algab, see ka lõpeb. Aga nüüd, mis puudutab seda, et inimesi kas sünnib liiga palju või sünnib liiga vähe, see kõik sõltub asjaoludest. Inimesed võib-olla nad sünnivad mitte seal, kus oleks otstarbekas sündida. Sünnib hästi vähe eurooplasi, valgeid eurooplasi sünnib vähe, nende sündimuskordaja on kuskil 1,3, 1,4, mis tähendab, et nad ei taasta oma populatsiooni, aga samas kuskil Aasias või Aafrikas, seal on see sündimuskord kõvasti üle 2, rekord on minu meelest palestiinlaste käest, nendel on see kord ligi 4, nii et nemad paljunevad väga tõhusalt, väga jõudsalt, ma ei julge öelda, et liiga palju, aga seda ma julgen öelda, et eurooplased paljunevad liiga vähe, nii et kas võiks asi kuidagi ühtlustuda, aga igal juhul, kui keegi tahab nüüd öelda, et inimloomasid on maakera jaoks liiga palju, siis ma ütlen, et ega täna veel inimrassi rohkuse tõttu maakera ära ei hävi, aga ta hävib siis, kui liiga palju on musti ja asiaate. Mis tähendab seda, et kui see maailm hukkakord läheb, siis maailma hukus ei saa süüdistada sakslasi või eestlasi, ja ma ei saa aru, miks peavad just nimelt sakslased ja eestlased hoolitsema selle eest, et vähem oleks kahjulikke aineid paiskumas atmosfääri, et miks peame meie sõitma elektriautodega, miks peame meie maksma mingisuguseid neid kvoote ja hoolitsema meie atmosfääri eest, kui põhimõtteliselt maailma hukku hetkel meid ei ole enam olemaski, aga on olemas hoopiski need inimesed, kes paljunevad jõudsalt praegu kuskil hoopis teistel kontinentidel. Siin ma tõin välja selle ka, et sinu näitega, kui seda korrata, siis Hiiumaale mahuks ära
kogu maailma elanikkond võib-olla äärmistel jalad saaksid natuke märjaks, aga sellest pole ka suurt lugu. Samas sisserändajad on ründejõud ja peavadki paremini sigima. Need, kes on kaitsepositsioonil ehk siis Euroopa valged, nende naised vaatavad, et kurat, siin läheb varsti löömaks, siia ei julge üldse sünnitada. Ja siis tekivadki rahvaste ränded, kes põrutab sinna, kes põrutab tänna. Hakatakse mõistma järjest enam lauset ubi bene ibi patria, mis kõlab ka hästi, aga ebaklapp on suur. Londoni metroojaamas on juba bengaalikeelne kiri laes, no ei ole hullu. Esitatakse küsimusi, kas Küpros saab uueks Jeruusalemmaks, seda küsitakse ka Ukraina kohta ja nii edasi. Olukord planeedil, eriti info liikumise mõttes, on... No ma usun, me mõlemad enam-vähem aimame, teame, kujutame ette, mis on logorealine skisofreenia, sest meie uudistega tuleb nii välja see, mis on kuskil, et näe, mis juhtus, issand, kui jube. Teises kohas mõisteti õnnelikult õigeks või umbes nii ja parim vahend teadmiste vastu ongi veel rohkem teadmisi. Parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat ja vabadusi. Ja muidugi, ma ei oska siit edasi minna, aga see olukord, mis meil on, meie tulime võimule, nüüd hakkab teil hea olema elada, meie kohe võtame vastu 2-3 ebapopulaarset otsust, sest kuhugi pärapõrgusse on vaja raha saata. Jah, paraku kõik head asjad, nagu elu ise, lõpevad halvasti. Ja siin selle maamuna peal on elanud igasuguseid vahvaid elukaid loomaliike, dinosaurused, eks ole. Aga sõid nii-öelda planeedi taimestikust tühjaks, eks ole, rüvetasid atmosfääre oma heitgaasidega, lõpuks osutusid kahjulikuks ja surid välja. Mis puudutab primaate ja inimese sarnaseid olendeid, olid kunagi neandertaallased, eks ole, elasid rõõmsalt, õnnelikult paljunesid, mida iganes kõike, aga välja nad surid. Nii et ka praegune homo, kes väidab end olevat ega tema elu ka ei kesta mitte igavesti siin selle planeedi peal. Kõik protsessid, mis toimuvad looduses ja kõik, mis meid ümbritseb, see on loodus, kõik protsessid omavad algust ja omavad lõppu. Nii et igavesti ei ole mitte midagi, ka see sinane maailm täiega ei ole teps mitte ajaliselt lõpmatu. Ei ole ajaliselt lõpmatu kindlasti kohe. Kord iga pidu saab otsa. Aga praegu, vaata, rohepööre, samal ajal mida teevad Jänkimaal ja mida pakutakse siia müüa. Need on CO2 generaatorid kasvuhoonetesse. Need põh panevad sul CO2 nii et taimed vohavad, saab topelt saagi ja nii edasi. Ühed võitlevad selle vastu, teised ei julge esimeste kohta midagi halvasti öelda, aga ostavad endale siis kompensatsioonimehhanisme. Ja see kõik on ainult raha liikumine, sellepärast, et vaata meie siin üritame või meid sunnitakse või me teeme näo, nagu me hoiaksime selle süsihappegaasiga natukene ennast vaos, et seda vähem eritada. Aga mis toimub Ukrainas sõja ajal, eks ole, et sõjamasinad, lennukid, asjad, värgid, need on ju konstrueeritud niimoodi, et mitte keegi ei mõtle mingile kütuse kokkuhoiule või heitmete
mürgisusele. Me võime siin kogu Euroopa ja Ameerika, kogu lääne tsivilisatsiooniga kuidagismoodi tagasi hoida, et kas üks puuks vähem, eks ole, produtseerida päeva jooksul, aga selle kõik matab enda alla sõda, mis toimub Ukrainas kõigi oma kahjulike heitmetega. Teinekord vaatad, kuidas siin mingi sõjaväelennuk harjutab Eesti kohal, sisendab meisse julguse tunnet, põrrutab üle majade katuste, nii et lambid laas värisevad, eks ole, ja taga on see tohutu suitsutahma pilv ja see huvitab kedagi, müra on tohutu, aga see on sõjaväelennuk. Tema võib atmosfääri rikkuda, tema võib meie kuulmist rikkuda, tema võib meie nägemisele mõjuda, tema võib meie vaimsetele võimetele, ma ei tea, positiivselt, negatiivselt mõjuda ja millegipärast arvatakse, et ka mürriseb meie katuste kohal, see sisendab meisse julgust ja rahu. See on, kui tsiteerida Joel Sanga, see kõikidesse hirmu sisendab, kui pritsumeeste pasun kisendab. Jah, ühest küljest hirmutatakse sõjaga, teisest küljest tõstavad kindralid nokad püsti. Meie kaitsevõime lendab seal üle meie, nii et Ma ei tea, kas on Eestis kindralid liiga palju, aga nüüd olla kindralid tülli ka läinud, kes neist on siis rohkem ja kes on vähem kaitsevõimesse panustanud ja kõik rõõmsalt süüdistavad praegust kaitseministrit. Tuletaksin sulle meelde sellist tegelast nagu kindral Aleksander Einzel, kes muu teada oli Eesti esimene kindral ja sõdis kindralipagunite vastu tões ja vaimus. Ta ütles, et ei ole ju sõjaväge nii palju, et siin kindralit vaja on. Aga nüüd on, tead nagu, eks need riiklikud aumärgid ole ka nagu suur külvaja 100 aasta tagusel pildil. Oli ju aeg, kui riiklikke aumärke rahuaja tegude eest ei antud. Jah, aga mida rohkem neid medaleid antakse, seda odavama tüki hind, see on lihtne turuseadus, eks ole. Aga jällegi, eks ta kuulub rohkem nagu tsirkuse valdkondale, kui on leiba vähe, siis tuleb jagada tsirkuste, nii lihtne see ongi. Jah, aga siin on ikkagi, kui me vaatame praegu, meenutame kadunud Tiit Madissoni, kes tegi pingviinide paraadi ajal ürituse Vanemuise teatri juures ja see oli kontraüritus. Millelegi sai ta kuradi hästi pihta, nii nagu muide ka viimane tõsiselt võetav meeleavaldus oli just nimelt tema korraldatud. Tiit Madisson, temal oli ka Hannet, tema oskas pihta saada, tema oskas saada pihta ükskõik missuguse võimu kõige valusamale kohale ja sellepärast istuski ta kinni Nõukogude ajal ja istus kinni ka vaba Eesti. Jah, aga siin ongi lugu selles, et on üks hulk rahvast, kelle hulka värvatakse ka lisa. Tule, no nii nagu omal ajal Leida Peips, et teeme sinust rahvasaadikus ka, paneme sulle rekordid kirja, praegu on ja andke neile ordeneid ja medaleid ja siis nad tunnevad, et nad kuuluvad Eestisse või ja ülejäänu on rahvas ehk nagu me oleme siin korduvalt rääkinud, substraat Eestile. Nojah, aga eks medalite jagamine ta ole ka nagu, ma ei tea, eeslile porgandi näitamine, et see annab signaali kõik see Eesti rahvale, et sa võid olla kokk või juuksur, aga ka kokad ja juuksurid on saanud riiklikke autasusid, nii et teoreetiliselt igaühel peaks nagu olema võimalus. No kuule, see kui juuksurile mingisuguse asja andmine, see oli nõukaajal juba, et teeneline rahvapügaja või mis asja, lõõbiti niipidi, lõõbiti teistpidi. Ei, ega mul ei ole selle vastu midagi, kui avastatakse, et sa tont, see juuksur teeb ju riigile kasulikku.
see võib olla ohtlik võtmesõna. tead, tegelikult aumärkide jagamine on puhtalt juuksuri asi, sellepärast et juuksur ongi võib-olla kõige parem näide. See juuksur juhtus olema õigel hetkel, õiges kohas, õiget pead kammimas. Nii lihtne see oligi. No jah, ja muide see jutt, mida me praegu räägime, see on selline, et juba nõukaajal oleks öeldud, et küll nad kurat varsti kinni pannakse, tuleb ja, sest oli ka juuksur, kes valel ajal ja valel kohal kammis vale Tartu abilinnapea pead. Ja on minu meelest siiamaani juba 10 aastat kohtu all. Oitku, no sellised koledad inimesed juuksurid, sellised koledad juuksurid. Ja. Aga vaata, ongi müstika. Ongi, siin me puudutasime ohtlikku teemat. Ma ei tahaks kasutada siin nimetust tsunfid, aga oma kampa võtmine või on see lihtsalt kellelegi oma helduse näitamine. Vaata, ei ole. Oma kamp tähendab seda, et oma kambaga tehakse mingi üllas tegu, mingi vastik tegu või röövitakse panka näiteks, aga kindlasti tekib seal mingeid ressursse, mida siis kamba sees ka jagatakse. Aga ja samas ega kamba sees keegi ei hoople sellega, et ta sai 100 euri või 100 miljonit euri, suur tahet ei ole, asi on põhimõttes. Aga vot see, kes ei kuulunud selle kamba hulka, eks ole, kui jagatakse seda samustki varandust, talle ei anta, aga anname talle medali. Ja, seda saab sugulastele näidata ja saab pitsi viinagi võtta ja šluss. Aga Viktor, tuleme nüüd 4 jalaga maa peale. Mul oli õnn ja rõõm sõita natukene ka mööda Eestit ja mööda Tallinnat, kusjuures marsruute Tallinnas, mida ma, võib-olla olen isegi kunagi sõitnud, aga nüüd jälle, mida ma näen? Ega Tallinnas ei ole ju kehtestatud üle tallinnalist piirkiiruse muutust 40 peale või 30 peale, ei ole ju. Ei ole. Aga minu mõte oli selle peale, et ega 50-ga võib sõita kogu Tallinnas, välja arvatud Tallinna tänavatel teedel, sest me leiutasime, me tellime röögatu koguse plekist liiklusmärke ja paneme neid igale poole ja värvime asfaldit. Tõsi, see on küll ühe käekirjaga tehtud ilmselt šablooniga, muidu oleks asfaldijoonistuste võistlus ja arvame, et see nüüd lahendab probleemi. Tuleb herr doktor Viktor Vassiljev autoga mõistlikult. Ma olen aru saanud, et sa kurivaim isegi heade võimaluste teel, heade mõtete linna pean silmas, ei ületa kiirust, oled korralik inimene. Tavaliselt meditsiinilise haridusega inimesed ongi korralikumad inimesed kui kõik teised, kuigi ka neid on süüdistatud kas nüüd 7, aga õige mitmes surmapatus. Hüva, me laseme luua olukorra, kus see, kes on roolis, on potentsiaalne mõrtsukas, kes saastab ja üleüldse või kui eestlane või veel 2 muul viisil. Ja samal ajal me loome tingimused. Näiteks mul oli eile olukord, kus ma autoga lähenen põr, siin on sebrakene, ilusti vaikselt tulen vist 30-ga isegi, sest mingi märk kuskil oli ja mul tuli haiglane korralikkuse hoog peale. Minust sõidab mööda tõuks ja pöörab vasakule. Ta ju näeb, et ma lähenen, aga ta raisk arvab, et kui ta tuleb oma täie kiirusega või eks ta natuke pidurdas ka, ta võib üle sõita. Ma kasutasin siin väga koledat sõna, sest tegemist oli umbes 12-aastase tütarlapsega.
ta ei vaadanud, sest ta juba nägi, et ma lähen ja siis ma ei tea, kas kosmosest tuli signaal, mis ütles, sa jõuad küll, las ta tõbras pidurdab, sinul on õigus. Ja tead, Eesti Vabariigi koolihariduses on puudu detail, liikluskäitumist puudutav detail. Ja ma pean selle all silmas, et ei ole asjasse puutuvad inimesed otsinud üles liiklusseadusest ega liikluseeskirjast seda kohta, kus läbi lillede on märgitud, et ka jalakäija peab hoolitsema oma ohutuse ees. See on tõepoolest, tead, segaselt kirja pandud, kohe nagu siilid ja paaritumine, aga see on kirjas. Jah, kusjuures see oli liikluseeskirjas juba nõukaajal sisse kirjutatud. No nõukaajal võib-olla visati välja, kui ma ei tea, sotsialistlik rudiment. Pärast võib-olla ajutiselt visati välja ja pärast siis nagu suure hurraaga leiutati uuesti, aga ega ta väga nähtaval ei ole. Kuid asi ei ole mitte selles. Liikluseeskiri, ja kui diagonaalis nii-öelda läbi lugeda, igaüks talle pihta ei saagi, eks ole, mis seal kõik on. Aga koolitus on midagi muud, koolitust on vaja, sest mina ütleks niimoodi, et sa võid tänavaliikluses olla jalad tõuksiga, minu meelest kas või eesliga, aga kui sa osaled tänavaliikluses, sa pead teadma ja tundma reegleid, eriti kui sa ei ole mitte suures plekkastis ehk autos, vaid oled palja tagumikuga jalgratta seljas või jalgsi. Sul on suuremad ohud, kui miski tekib, sa saad suuremat viga, nii et sinu huvides on teada liikluseeskirju ja teada, kuidas käituda ühes või teises olukorras, aga paraku praegu jah, just need, kes kõige ohtlikumate värkidega, elektritõuksidega ületades kiirust, sagivad siin ja seal, nemad teavad liikluseeskirjadest kõige vähem. Aga nad teavad, et neil on õigus, sest nad on maksnud selle eest, et sõita tõuksiga, kui nad ei ole seda ostnud või kui jah. Vaata, maksnud sellega niimoodi, et inimesed, kes sõidavad hästi kalli autoga, eks ole, nemad arvavad ka, et kõik näevad, et mul on hästi kallis auto, mul on rohkem õigusi kui teistel. Ja muuseas kalliste autodega juhtub ka rohkem õnnetusi kuskil looduses, sellepärast, et hirm kalli autoga inimene ronib kuskile sohu, eks ole, seal jõe kaldale, kukub kuskil kraavis, rattad taeva poole, sest tema millegi pärast arvab, et on nii kallis auto, et issand jumal peaks seda autot ka hoidma ja kaitsma, sellega juhtub mitte midagi. Jah, muidugi on teatavad automargid, millega avariisid tuleb ette üksjagu harva, kusjuures nende markide hulka kuulub ka see elukas, millega sõidan mina ja peab ütlema, et ma isegi mõistan, sest need on suti suuremad, nad ei põrise kõvemini nagu see lennukite jutt, aga neil ei ole kiirendust 6 sekundit 100-ni. No seda kindlasti. No muidugi see ei ole ka nii hull nagu Zaporožets, et 0-60 3 minutiga või umbes nii. Aga vaata, praegu luuakse kellegi tahtel kõige hullemaid tingimusi mõistusepäraseks liikumiseks, sest lõppude lõpuks, miks leiutati auto? Miks nägi vana Ford vaeva ja tegi konveieri samal ajal, tõstis ta oma töötajate palga ikka ohohohoo peale ja üldse oli kihvt vana, vähemalt kirjelduste järgi. Kui praegu, vaat ei saanudki mina aru, kelle eest võitlemise tulemusel, näiteks pagaripoiste esine, mingisugust installatsiooni täis taoti postid, et jumala eest sinna autoga ei saaks sõita, sinna oli niigi kehva sõita ka autoga, muidu ilma nende postideta. Nüüd saaks 2 autoga kõik
ära blokeerida, kusjuures üks auto ilmselt saab ka blokeeritud. No kellel kuradil seda vaja oli ja see on ohutu koolitee nimel. Järgmine aste on, jätame koolid ära, teeme mängumajad, lastele eduelamusi ja küll nad selle AI-ga saavad ise teada igasuguseid asju. Me hävitame sellega lõplikult kogu mõtlemisprotsessi, mis inimesest tegi. Sapiensi. Sapiens, jah. See on paraku Eestimaa viga, eestlaste viga või mingisugune kohalik traditsioon. Amicus meus. Sa vaata, kui palju on ettevaatusabinõusid. Eile hommikul visati mulle ette tabel liiklusõnnetustest Euroopa Liidus. Eesti oli peajagu kõrgemal kõigist ülejäänudest. Ainult 3 riigis oli liiklusõnnetuste hulk suurenenud ja Eesti pani 2 ülejäänule pika puuga ära ja kui me oleme nii kuradi ettevaatlikud, et peame varsti vorsti lõikamise, kurat, need on kõik ka viilutatud, peame söögilauas noa kasutamiseks tellima omale tegelase, kes meie ees seda teeb meie ohutuse nimel. Me oleme mõlemad viina võtnud, aga tead, see seisund on saavutamatu. Jah, vaata Eestis toimub siuke asi, et me üritame, aga muuseas me rekorditest rääkides Eesti käes on ju ka enesetappude rekord ja me oleme esikohal väga suure. Kas mitte Ungari? Eesti, Ungari, Läti, aga me oleme igal juhul esi3 seas, kuid oleme siin mõne aasta olnud ka esikohal. Aga vaata, meie viga on selles, et me üritame vaatamata sellele, et oleme väiksed, et raha on vähe, aga üritame teha põlve otsas midagi maailma tasemel, midagi ääretult head, midagi väga kasulikku, korraldada väga keerulist tänavaliiklust Tallinna linnas. Näiteks Tallinna linn, ta on ju kunagi ehitatud üsna kitsaste tänavatega, mida suurendada suurte Jannerite vana linnas, eks ole, ja joonistada sa neid radu maha ühtepidi või teistpidi. Mujal maailmas korraldatakse liiklust suurlinnades näiteks niimoodi, et autod liiguvad oma radasid, jalgratturid ja muud kergliikurid liiguvad oma radadel, oma teedel ja jalakäijad hoopis oma teedel, mis lähevad sillaga seal üle teiste teede, nad praktiliselt ei ristu. Ei ole sellist kohta, kus auto võiks jalgratturi alla ajada, nad ei kohtugi niimoodi. Ja seda tahetakse meil ka teha, aga meil on kõik läbi segi, meil on kõik läbi segi ja üritatakse asfaldile joonistada, me oleme läbi segi ja nüüd selles segaduses joonistatakse, et sul on see tee siin ja siin on see tee siin, eks ole, aga nad on ainult joonistatud asfaldi peale, nad ei ole üksteisest eraldatud. Oi, seal pannakse mõnel pool ikka poste ka püsti ja nii edasi. Ei, see post hoia kinni kedagi. Selles on sul õigus. Ja vaata, kui keegi ütleb, et aga tuletõrje, kiirabi, küll nad kuidagi ikka saavad. Lähevad ühistranspordi rajale ja seal issand kutsub nii kauaks bussid ära. Ei küll see tootu suur, eks ole, see tuletõrje auto, tema sõidab kõik postid maha, et pääseb sinna, kus tal vaja on. Aga praktiliselt, kus on sõiduteel ja mingisugused kummipostikesed pandud, eks ole, need või isegi olgu betoonist, puust, rauast, ükskõik millest postid pandud. Jah, nad takistavad autoliiklusest, autojuht ei taha oma autot ära kraapida. Jalgratturit või jalakäijat see post ei pea kinni. See läheb sinna, kus ta tahab, pange ükskõik mis tõkked mulle ette, kangelaslikult lähen sinna, vaat kuhu minu silmad vahivad, sinna poole lähengi. Ja teil pole õigust mind alla ajada, ma lähen. Ma nägin jalgratturit, vaata Pärnu maantee viadukti peale laoti ka poste
mingisugused tööd seal olid, midagi tehti asja pärast, aga no muidugi aeglaselt ja veenvalt. Ja ma nägin, kuidas 2 kutti oma tõuksidega slaalomit harjutasid alla tulles. No jah, elu. Jah, ma olen näinud selliseid kohti, kus autodele on liiklus ühes suunas ja sama tee peale on pandud punane jalgrattatee, mis on vastas suunas. Nii et ma tean, et ma sõidan ühesuunalise liiklusega tänaval ja jalgratturid, neid ei ole seal. Aga järsku üks tuleb, eks ole, tuleb mulle lihtsalt vastu, täiesti loogika vastaselt. Selline ootamatus. Nende needus on see, et vaata sinu ökoloogiline nägemine ei ole arenenud veel nii kaugele, et ta suudaks tabada ära, et vaata see inimese siluett liigub 20, 30, 40, 50 kilomeetrise tunnikiirusega ja kui sina liigud 50-ga ja tema näiteks tõuksiga, ta on piiraja maha võtnud, liigub ka 50-ga, siis ta läheneb sulle 100 kilomeetrise tunnikiirusega. Jah, see kiiruste vahe on selline. Aga praegu me laseme luua ja ise kannatame selle all olusid, kus teatud kontingent hakkab arvama, et neile on... Ja ma ei ütle kõik, ma ütlen väga palju lubatud, kaasa arvatud parkimise variandid, kus känsti visatakse tõuks lihtsalt külili maha ükskõik kuhu või jäetakse püsti korralikult, aga seisab nii, et mööda eriti ei mahu. No ja külili viskajaid on vähem, sest sellest kirjutati mu teada võrdlemisi tigedalt Postimehes. No mis siis, aga läheb mingisugune kamp, eks ole, seal 3 peale üks suur 2-liitrine õllepudel, eks ole, käivad, räägivad mingit juttu ja lõbusad inimesed näevad, seisab tõuks püsti, löövad jalaga, löövad pikali, oi kui lõbus. No jumal tänatud, et nad selle tõuksiga kedagi midagi ei viska, sest see ikka kaalub ka midagi. Ta on raske, ei viitsi visata, lihtsalt mööda minnes lööb jalaga ja tõuks pikali, ha-ha-ha. Aga praegu ma puudutasin jubedat teemat, tõuks ja hiiglaslik vaateaken. No ma usun, sina kui nõukogude produkt jagad ära juba. Kuule, Prantsusmaal on see asi mu juba leiutatud, sellepärast, kui Macron ähvardas, et tõstab seal pensioni ja 65 aasta peale, siis minu meelest seal mitu kuud peksti puruks vitriine, visati sinna tõukse. Kuradi penskarid! Ja keerati ümber odavaid Prantsuse autosid, lõhuti kalleid vitriine ja oli seal pahandust kui palju. Aga kui meil suurendatakse pensioniiga, no siis eestlane kehitab õlgu, ütleb aitäh ja läheb tööle tagasi. Ja. No vähemalt ei ole igav, aga see, et sa praegu Prantsusmaad puudutasid, no see on kole küll. Mul tuli vahepeal mõte pähe, et Macron, aga kuhu jäi mikroon? Või midagi taolist, hea küll tont temaga. Inglismaal on suuremad rahvajalutuskäigud. Nemad ka ei taha, et tuleks nii palju inimesi mujalt sisse sigima ja raha tarvitama. Ja eks neid niisugusi ettevõtmisi ole veel mitmes punktis, aga jumal tänatud, meie riigis see uudiskünnist ei ületa. Jah. No eks meilgi ole siin igasugu rahvaid rändan siia sinna. Inglismaa seal muidugi on tohutu sisse ränne olnud omal ajal Indiast. Kusjuures hindud võisid ka arvata tol ajal, et neil õnnestus väga hästi Inglismaa metsikute keltide käest üle võtta ja ühendada Inglismaa Indiaga. Nii et miks mitte? See oli neile kindlasti kasulik. Kindlasti kasulik, jah. Ometigi olukord on, nagu me näeme, rahvaste ränded muutuvad järjest populaarsemaks. Ühed põgenikud tulevad, et tekitada teisi põgenikke.
kõike. Seda küll, aga me tuleme jällegi rahvaste paljunemise juurde ja selle rahvastiku kordaja juurde ja rändavad need rahvad, kes jõudsamini paljunevad, nii et nemad täpselt nagu zebrakari, eks ole, söövad oma muruplatsil muru ära, paljunevad jõudsalt ja kolivad kuskile mujale, kus seda murukest veel leidub, et süüa. Ja neile antakse niksat-näksat kohe igasuguseid toetussummasid, elutingimusi, sigige. Jah, sellepärast, et millegipärast kehtib selline arvamus, et ehk nemad võtavad üle mingisugust lihtsamat tööd, mida meie ei viitsi teha, eks ole, no, võtavad üle ka niisuguse tüütu tite tegemise töö, mida meie ei viitsi teha, need nemad viitsivad. Kas sa väidad, et tööd on nii palju, et meil ei ole tööpuudust ja nii edasi, et me peame tooma sisse võõrtööjõudu, et nad teeksid tööd, saaksid palka ja tegeleksid oma kodumaise firmaga. Mis puudutab tööd, enamus tööd, mida tehakse, on mõttetu. Või õieti tal on hoopis teine mõte, sellepärast, et meil on tohutu ületootmine, et näiteks selleks, et kasvatada kilo mingisugust teravilja, eks ole, vanasti läks vaja talumehe ja hobuse jõudu ja tohutult aega, eks ole, aga traktoril on neid hobujõudusid 250, kui mitte rohkem, eks ole, nii et 250 korda tõhusam on see töö, 250 korda rohkem tekib teravilja, masinad toodavad rohkem igasugune tööstuskaupa ja kõik see tuleb kuidagistmoodi ära tarbida, aga et inimesed saaksid tarbida, et saaksid osta selle mõttetut kaupa, mida neil vaja ei ole. Tuleb inimestele kätte jagada mingi raha, kus see raha ikka tuleb, seda saab jagada nagu palka, järelikult tuleb inimestele anda mõttetut tööd, rohkem toota teravilja, rohkem toota särke, pükse, televiisoreid ja niimoodi tekibki nõiaring, nii et me risustame oma planeeti tööstustoodanguga, muuseas risustame seda toiduga, sellepärast et Aafrikas, nagu öeldakse, lapsukest nälgivad, eks ole, samal ajal on laod täis toidukaupa, mis rikneb, mis visatakse välja, tegelikult on ületootmine, eks ole, aga üks protsess kutsub esile teise ja tekibki selline nõiaring, nii et ega see asi heaga ei lõppe. Kuid ei, veel mitte täna. Nii et minge Stockmanni hulludele päevadele, ostke veel asju, mida te ei teadnudki üldse, et teil vaja läheb, aga selleks, et teenida raha. Minge, kes istub siis maksumaksja kulul, kohvitab päevade viisi mõttetus kontoris, kes kaevab mingit mõttetut kraavi, ei kuskilt ei kuhugi, kes asfalteerib ära tänava, mille siis teised mehed homme üles võtavad, et seal tolusid vahetada ja nii see värk toimub. Aga sel juhul peaks meil olema nii, nagu 70-ndatel kuulutati 2-tunnine tööpäev, anna jumal sedagi. Jah, no vaat. Tööviljakus on ju No ma räägin, et traktor on 250 korda tööviljakam kui talumehe hobune. Aga kontorades siis tööviljakus on langenud, sest seal büroohooneid muudkui rajatakse, et inimesed ei tolgendaks tänaval, vaid istuksid 8 tundi ja nusserdaksid üksteisele tööd teha. Bürooametiku tööviljakus on samuti piltlikult öeldes 250 korda suurem, sellepärast, et kui vaadata mingit munka, kes Hane Sulega pergamendile midagi kirjutas ja võrrelda seda tohutute arvutitega, mis tänapäeval seda tööd teevad, tööviljakus kontorides on tohutu, aga mul on natuke arusaamatu, et kuhu selle tööviljad siis pannakse. Aga see ei ole töö, see on teenistus. Töö tulemus on asi, aga nende tegevusest asja, materiaalset asja ei tule. Aga järelikult on kogu maakera peal võib olla väike käputäis inimesi, kes teevad tööd
kõik ülejäänud tegelevad nende tööviljade parendamisega, tööprotsesside keerulisemaks muutmisega, tegelevad juhtimisega, tegelevad kontrollimisega, tegelevad auditeerimisega, tegelevad reeglite mõtlemisega, mis täpsustaks neid reegleid, mille kohaselt mingid protsessid toimuvad ja toimivad ja on see siis tootmine. No ei ole, ma mõtlesin praegu tööviljakuse peale selle läbi, et pagaripoiste esine on installatsiooni täis ja see on ju kellegi vaimutöö hiilgav vili, kuhu võiks panna sildi, et pühendatud kõigile maailma turakavollidele. Jah, aga sa mõtle, kui palju lihtsaid väikseid turakaid selle eest palka on saanud, et nad seda tööd tegid. Et nad kaasa elasid, et nad õhutasid, et nad ütlesid ja, see on nii hea mõte, et mina poleks selle peale küll tulnud. Kindlasti oli nende seas ka mõtlejaid inimesi ja mõtlemisvõime ei ole üldse seotud haridustasemega, kes said aru, et ilge lollusega tegemist, aga veel suuremad turakad maksavad mulle sellest palka. Pere toita. Muidugi, miks ma ei võiks seda tööd teha? Ja siis, no mitte, et ta nüüd õhtul läheb ja nutab naise õla või ma ei tea, märjaks. Ei, ta ütleb, et näed sa, ma terve päev tegelesin mõttetusega ja lollakat ma maksid mu raha ka veel selle eest. Jah, ta ütleb, et Eesti rahvas on imeline rahvas, mille kõige eest ta ei ole nõus maksma ja millise kontingendi ta valib oma võtmeisikuteks. Mina aplodeerin Eesti rahvale, aga ma katsun Läti kodakondsuse võtta. Mulle õudselt meeldib see, kuidas kunagi see nõukaajal melioraator oli väga lugupeetud. Melioraator on maaparandaja. Maaparandaja, väga lugupeetud. Kuidas soid kuivendati. Jommuleke soid ja rabasid on tohutult üle Eesti ja neid kuivendati. Ja nüüd me avastasime, meil on nii palju kuivendatud soid. Hakkame neid nüüd taas vesistama või kuidas nüüd seda nimetatakse maa märgamiseks või, et hakkame uuesti soida rabasid rajama, et nüüd kaevame need kraavid teistpidi, mina ka täpselt ette kujutan, kuidas see asi hakkab tegema ja uputame metsad ära. Ühtlasi saame läbi selle tunnistada Anton Hansen Tammsaare Tõe ja õiguse ilgelt rohepöörde vastaseks teoseks ja kohustuslikust kirjandusest, kui ta seal veel peaks üldse olema, maha võtta. Maha võtta ja kirjutada uus, mitte tõdeõigus, vaid õigus ja tõde ja kindlasti 5 köidet, aga 5. tuleb alustada, 1. lõpetada. No jah, ja see võiks olla siis niimoodi, et lõpus purustab, ma ei tea, kas nüüd Andres või kes, tammi ja ujutab kogu oma elamise veega üle, et oleks turskadel kohta, kus sigida. Jah. Oi jopp. Mis sa selle kohta oskad öelda? Jah, turskade maa. Turskade maa. No jah, aga me näeme arenguid. Me ei saa neid kiita. Me kõige paremal juhul saame, isegi sellest on juba küllalt, kui me ütleme, et homosid on karjade kaupa, aga sapiense nende hulgas vist enam ei ole, sest eeltingimus on teatud ametisse pääsemiseks, et sa ei tohi olla sapiens, sul ei tohi neid tunnuseid olla. Ja sa pead olema mingit ellujäämisoskustega pead olema. Aga vaata, mis puudutab arengut ehk progressi,
igasugune progress lõpeb pahasti. Võtame näiteks mingi põld, kuhu külvatakse mingit vilja, need tärkavad mingid rohelised värgikesed, eks ole, siis tekivad sinna terad, mida iganes, kõik see on niivõrd positiivne, see on niivõrd hea ja millega see lõpeb, see vili lõigatakse ju maha. No, puu, mis kasvab, eks ole, no, olgu see kastanipuu, mida iganes, sünnitab kastanid või tõrusid, lõpuks ta sureb ju ära, mis on progressi eesmärk, mis on progressi tulemus. Dinosaurused 650 miljonit aastat tagasi tekkisid, vallutasid kogu planeedi, eks ole, suurepärane elu oli nendel, millega see lõppes. Metafüüsiline osa ehk elu eesmärk kadus ära ja kõik. Ja kõik nii, et igasugune progress lõpeb pahasti. Vaata, see ju põhjendab ära, kui geneetiliselt inimene, kui ta näeb suurt puud, ta tahab seda maha raiuda, kui ta näeb viljapõldu, ta tahab lõigata. Ja siis me imestame, et lapsukesed geneetilise toega purustavad tänaval pudeleid, lõhuvad pargipinke ja nii edasi. See on ju kinnitus, et ei ole lõppenud veel see sugu või umbes. Ja küll see sugu leiutab veel midagi, aga üldiselt sellised progressi nähtused, nad natuke meenutavad olukorda, kus keegi idioot kalli ja kiire autoga on maanteel, eks ole, liitsub gaasipedaali läbi põranda ja endal täielik idioodi lai naeratust, et oma naeratusega meenutab Halloweeni kõrvitsat, eks ole. Ja kiirus tõuseb üle 110, eks ole, ja ta on progressi tipul, et ta on õnnelik, see on progress, ta on õnnelik. Aga millega see asi lõpeb? No paneme siia 3 punkti, jätame siia fantaasiale ruumi. Ütleme, et peremees liitsu gaasi. Seda enam, et noh, ma ei hakka siin oma patte pihtima ja võib-olla sellepärast just. Ja samas, kes meist on patuta visaku esimene kivi. Kuid juba vanad roomlased, enne kui nad hakkasid kiirust ületama, ütlesid festina lente ehk kiirusta aeglaselt. Ja, ära tõmble on see eesti keeles. Aga muidugi jah, progress oli see, et me saavutasime, et meil on asfaltteed. Tallinnas, Tartus, igal pool mujalgi. Autod saavad sõita ja nüüd oot. Me metsasid ju kusistame, vesistame, eks ole. Et ega seal väga märg ka ei ole, üle põlve ikka naljalt ei tule ja see ongi suhteliselt kuiv metsaalune. Teeme tänaval sama, raudposti tööstuse paneme käima. Et see sapiens, kui sinna tuleb veel üks sapiens otsa, sa tahad öelda, et see lõpeb ikka väga halvasti. No igal juhul ükskord, jah. Progress, vaata 100 aastat tagasi, kui külamees koristas vankriga sinna poodiumkõrtsi või kirikusse, see võttis tal võib-olla pool päeva aega, eks ole. Tänapäeval talumees sõidab oma autoga sama maad 3 minutit, eks ole, aga kumb oli õnnelikum ja 100 aastat tagasi tal ei olnud kiiret. Aga nüüd, miks ta peab jõudma punktist A punkti B 3 minutiga? Jah, vaata, Amikus Meus, siin on taustal veel see asi, et kui sõitis talumees oma vankriga pool päeva, sa vist nii ütlesid. No või 3 tundi, just taba. Kui palju oli tal aega mõelda, märgata, tegeleda nii-öelda, vanasti öeldi, sihelmise arenguga ja noh, umbes nii. Aga 3 minutit 160-ga, see on küll, oi, adrenaliini pritsib igast mulgust vist välja, jõuad kohale. Sa raisk, seal oleks selle alla ajanud, sa raisk, seal oleks kurvist välja lennanud, seal tuli üks kuradi idioot, sõitis kõrval tee pealt ette. No see on ju loomulik, kui ta näeb, et auto tuleb kaugemalt
kaugel, siis ta mõtleb, et ehk tuleb 90-ga, aga see tuleb 2 korda 90-ga. Niimoodi muide juhtus seltsimees Käbinil avarii, kus ta tuli küll elu ja tervisega välja ja tugev Tšaika auto, aga see auto kõlkus kalmistu müüri peal. Jah, Käbin Vainoga minu meelest juhtus siuke ääretult inetu lugu, et prooviti esimest korda mingit õla pealt kiirust mõõtvat kaamerat, aga siis seltsimees Vaino turvameeskonda ei hoiatatud ja tema siis oma limusiini ja saateautoga tuiskas parasjagu mingi 160-ga mööda maanteed, eks ole, ja ilma mõtlemata lihtsalt nii-öelda puusa pealt tulistati surnuks see mees, kes kiirust mõttis. Jah, seda olen minagi kuulnud. Nii et no mine sa tea, eks seegi võib olla linnalegend, sest noh... Ja, aga ta võis olla vabalt. Ega see arvestades aega, kohta, seda, kuidas suuri seltsimehi tuli karta ja austada. Ja kuidas turvameeskond oli välja õpetatud. Jah, pole parat, ega nad muidu poleks lõputunnistust nii kergelt saanud, ma arvan. Ja sest teatud asju nad pidid tegema ilma mõtlemata refleksi tasemel. Refleksi tasemel? Viktor, herr doktor, kui sa nüüd raputaksid kõik harjumused ja niisugused asjad oma peast välja ja vaataksid värske pilguga, meenutaksid seda, mis meie ümber toimub õues, asutustes. Kui palju seal üldse mõistusega tehakse ja kui palju on reflektoorne? No vot seda minuga, sest enamus tehakse sel eesmärgil, et hoida elus maakera populatsiooni, et seda suurendada, koormata veel rohkem meie ümbritsevat keskkonda, samal ajal risustades seda üha enam mingite mittevajalike asjadega ja kogu see sebimine kaotab igasuguse mõtte. Tähendab, selle tulemus võib olla sebijatele endile ohtlik. On kindlasti jah. Seda nüüd küll jah, aga võib-olla niimoodi peabki olema, sellepärast, et dinosauruste elutegevus oligi ohtlik nendele endile. No jah, üldiselt küll. Ja kui nad sõid, tammusid, situsid, peeretasid, see oli nende eksisteerimisele ohtlik lõppkokkuvõttes. No see äratas tähelepanu see ei ärata. Tähelepanu mitte, aga hapniku jäi vähemaks, kliima hakkas muutuma, eks ole, no emake maa otsustas, et kõik need olendid on kahjulikud, peavad kaduma ja asemele otsustas siis emake maa lasta areneda piisikestel ohututel kukkurrottidel või millelgi sellisel, sest need ohustasid maakera kõige vähem. Aga vaata, millega nad on hakkama saanud. Oi jah, praegu see kukurrott tuletas mulle meelde, et avokaado pidi olema ka surmavalt mürgine. No tõsi, ma ei söö seda, aga ma olen kuulnud, kuidas inimesed kiidavad, kui hea see on. Iga asi on surmavalt mürgile, kellelegi. Jah. No võib-olla kui visata, kui on see... Ei, selle küll, aga vaata, millega kärbes toitub, eks ole, inimene sellega toituda ei saa ja kõige mürgisem aine siin selle planeedi peal üldse on hapnik. Puhtas hapnikus põleb raudnael selle meil loopida. No kõige ohtlik on muidugi, vaata, sinu jutukese võib kokku võtta, minu täiendused ka sinna sisse pakkida, kui inimene kõigepealt reageerib ja siis alles mõtleb, siis on kooliharidus oma töö teinud. Jah, kuigi meedikud peavad reageerima, tuletõrjujad peavad reageerima, aga väga hoian pöialt, et neil kukub see õigesti välja.
Jah, kuule, aga sellega nagu karateega. Et karatees käib ju kõik reflekside tasemel, et see on sisse harjutatud liigutused, aga kui neid harjutatakse, samal ajal kõigepealt käib ju ideoloogia, eks ole, käivad mingid põhimõtted, kuidas, mis olukordades, mismoodi peavad asjad toimuma, kas sul on võitluskarate või võistluskarate ja vastavalt sellele kujundataksegi välja sinu refleksid. Aga kui on mingi olukord, eks ole, siis tuleb toimida ainult reflekside najal. Ja, kui silm volksab hetkeks vasakule, siis siruta parem käsi vot niimoodi, eks ole. Ei, mitte ei siruta, ta sirutab ise. No jah, umbes nii need reaktsioonid, need on ju sellised, et aju reageerib hiljem kui keha. Pärast, jah. See on muide täiesti tõsiselt öeldud, seda on katsetatud mitmel pool ja üritatud inimestele seletada ka. Ei, see on küll, aga ükskõik mis ohtlikus olukorras kukud vette näiteks, eks ole, sa kukud vettega, sa ei hakka nüüd mõtlema, et nüüd vee all mina hingata nii kui ei tohi. Ei, see on lihtsalt automaatselt nina suu lükkus kõigepealt. Ja see on juba imikutel niimoodi. Ja imikul ja siis juba vaatad, et mis nüüd saama hakkab. Ja samas, kui sa saad vanemaks ja targemaks, siis ei hakka sa enam reageerima õigesti. Näiteks, miks uputakse? Suur osa uppumistest on põhjustatud sellest, et inimene tahab vees seista püsti. Ja niimoodi on kõige kergem vajuda. Ja kõige raskem keha osa on pea. Üldiselt pea vajutabki. Üldiselt küll, pea on ikka verd täis ja seal on aju täis. See on aju, seal on ikkagi massiivne pealuu, mida iganes kõik, et ongi raske. Ja aju, kui palju aju kasutab inimese energiat. Enamikku kasutab ja kusjuures ja produtseerib ka enamikku sooja. Nii et enam kuskil minu meelest üle poole sooja kadudest toimub pea kaudu. Nii et müts pähe. No müts pähe muidugi. Või kasvata juukseid. Ei tea, mul see 3,5 millimeetrit, ma olen sellega täitsa rahul. Jumala eest. Mul hakkab pea higistama, kui on 5 millimeetrit juba, siis on juuksed tead niimoodi, et löö tilkasid maha. Sa näed ju, mina istun siin ainult särk seljas, no sina oled jopekesega, aga Andres Raid, tema on nii öelda külmavares. Tema ei kannata seda temperatuuri, no mis siin pattu salata, mul siiamaani enam-vähem öösel akenpaukil ja siuke 14-15 kraadi, see on mu jaoks täiesti ohohoo. Ja ma ei kiru suve, ma kannatan selle ära, sest väga paljudele meeldib suvine palavus. Jah, no kuidas kelleleks selle mingil määral on see asi ka geneetikaga seotud, näiteks mina võin vabalt kuskil väga soojal maal ringi liikuda tänaval või kuskil looduses, kui on 45 kraadi, mitte küll kaua, eks ole, aga see mind ei tapa. Kogemustest väidan sama, isegi Kõsõlkuumi kõrbes, kus olla olnud keegi, ma olin seal ühe filmigrupiga ja keegi operaator või kes kontrollis, kui palju varjus on ja ta sai selle hoonekese varjus 55, aga arvestades, kui palju seal on kuumaks köetud liiva, seal sai mul selgeks, et kui filmis näidatakse, kuidas kõrbelahingus keegi hüppab kõhuli liiva peale, no ei, ta reedab oma asukoha praelihalõhnaga hoobilt. Jah, seda küll, aga loodus on loodus, eks ole, inimene, kes arvab, et ta on looduse kroon, ei ole, ta on kõige nigala mussikene selles looduse püramiidis, aga ta on looduse produkt. Ma olen 3-4 korda palunud siin tarkadel ja haritud vaatajatel, kuulajatel, vaatajatel vähem, kuulajatel rohkem, otsida üles, kes pärgel ütles tegelikult, et inimene on looduse kroon. Isegi Maksim Gorki oma teoses näitemäng Põhjas. Seal muidugi oli revolutsiooniline moment selle monoloogiga. Inimene
see kõlab uhkelt, niimoodi tead, et vestinööbid pateetikast lendasid, loeti seda monoloogi, see on suhteliselt lõpus. Aga siis korraga keegi oma koiku peal, inimene, kõlab uhkelt. Tead, ma arvan, et see on kuskilt Mitšurini aegadest, tähendab ära rikutud tsitaat, tegelikult inimene on loomise kroon, sellepärast, et issand jumal lõi inimese 6. päeval, et ta oleks kuningas ja valitseks seda, mida on jumal loonud eelneva 5 päeva jooksul. Eesti keeles siis loodu kroon, aga vene keeles, kuidas see oleks inglise, saksa, prantsuse. See on kõik teoloogias, on see termin olemas, on ükskõik mis keeles. See tähendab, et lihtsalt 2 tähte pandi juurde ja saadi eesti keeles see kummaline tsitaat. Noh, asi seegi. Aga jah. Nüüd. Seda küll, aga kui me võtame mitte issanda jumala või Darwini teooria, siis on tõepoolest niimoodi, et ühed liigid arenesid teistest, teised kolmandast nii edasi, nii kaua kuni areneski sellest kukurrotist viimane lüli inimene. Kas ta nüüd on kõige kõrgeim? Ta on lihtsalt viimane. Ta on viimane leiutis, aga ütleme, kui me räägime arvutitest, mobiilidest või relvadest, kas relvasüsteemide puhul viimane leiutis on kõige parem ja inimsoole kõige kasulikum? Võt seda ma ei oska öelda, igal juhul AK-74 on ja vist jääb ka tükiks ajaks, sest ta on teatud tüüpi vihase eneseväljenduse jaoks vaata, et asendamatu, aga ma ei hakka siin asjatundjatega vaidlema ka. Muidugi, mida ma tahan öelda? Darwin ise ei väitnud, et see evolutsioon niimoodi just käis. Ja kui me vaatame kaelkirjakut, siis arvestades seda, kus tema elab, miks ta peab olema niisuguse kaelaga. Loomulikult võivad targad teadlased öelda, et see on kõik selleks, et ta saaks, no nii nagu inimene võtab kõige parema tee saamiseks teepõõsa 2 ülemist lehte, niimoodi kaelkirjak ka sööb sealt ülevalt, aga kas te olete näinud, kuidas ta joob? Jah, ma olen näinud, kuidas ta joob ja ma olen näinud ise olen näinud, kuidas nad kaklevad, nad kasvatavad seda pead nagu nuiana, et võtab hoogu suure kaarega ja lööb teisele kõhu alla selle peaga. Aga muidugi, millised on milline on veresoonkond ja milline on aju vastupidavus, sellepärast et rõhuvahe, kui pea on üleval ja kui pea on all 2,5 meetrit ühes suunas, 2,5 meetrit teises, 5 meetrit vahet, see rõhuvahe on tohutu. Aga näed, ei saa insulti, peab vastu. No samas võiks öelda ju, et kaelkirjaku prototüüp on varblane, sel kah 7 kaelalüli. Küll 7 ja kõigil on 7. Aga no ei ole siin sugulust ja peale selle inimene, me võime lasta endale väita ja õpetada ja eksamilgi vastata, et inimene arenes ahvist. Ja mitte keegi ei taba küsida, aga miks siis siiamaani neid puuduvaid lülisid otsitakse? Nojah, kes seda teab, eks ole, eks nad surid ära, aga kui vaadata kogu, kõik nad surevad ära, aga kui vaadata kõiki elusolendeid, kes elavad kaelkirjak, eks ole, see on mingi ümarmudil või mida iganes, igaüks nendest on ju evolutsiooni tupik, tal ei ole kuskile enam areneda. Ja minu pärast vaadake kas või neid imelikke sidikakesi, no ma ei tea, mis nad on, 1,5 sentimeetrit pikad, mis mõnikord vannitoas välja ilmuvad ja seal ringi vudivad. Vaadake siili, tema vanaisa on Saurustki näinud või umbes niimoodi vana, ma ei hakka nii pikalt ütlema. Kuule, õunamähkur ja siis on olemas mingisugune muu mähkur, siis tõuk, eks ole, mis tekitab õunapuu küljes ämbliku võrgu taolisi värke. Tema sööb ainult ühe puu lehti, naaberpuu peal tema
niisama sureb ära. No see on nüüd jah, õunamähkur on eriti, kuidas öelda, radikaalne või kardinaalne, aga samas on ju teisigi loomakesi suuremad, ninakarud söövad ju vist ainult eukalüpti või? Oi jummal. Eukalüpt, jah. Aga... ei mõistnud midagi maitsvamat leida. Aitäh, herr doktor. Ma usun, et rääkides kõigest ja mitte millestki me suutsime äratada inimesi, parem magage edasi. Sest kui te ärkate üles, siis te hakkate ju sööma ja enamik sellest, mida te sööte, inimene on kõike sööja, ta sööb kõike, milleni silm ulatab ja käsi ulatab. Enamus, mis ta sööb, on kahjulikud asjad talle. Jah, aitäh hea lohutuse eest, herr doktor Viktor Vassiljev. Olge tänatud kõik, kes te vaatasite ja vastu pidasite ja kes te toetate Nõmme raadio sellist kummalist tegevust ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.